me räägime GoPro Maxist, mida ma olen paar nädalat siin testinud, proovinud. Ma räägin, mis mulle meeldis, mis mulle ei meeldinud, kellele see sobiks ja kuidas seda kasutada. Selline näeb ta siis välja. Eest tagant tal on ainult 2 nuppu. See pealmine on rekordimiseks ja kõrval olev on siis sisse-välja lülitamiseks. Ja siit saab siis võtta välja akut ja panna ka sisse mälukaarti. Nii, see on siis GoPro ekraan. Siit saab muuta vaadet, kas tahad eesmist või tagumist vaadet. Siit on näha, et on hetkel tavalise pildi peal. Siia vajutades leiame ka panorampildi ning siit kõrvalt saab seadeid muuta. Siit saab siis lensi muuta ja siia vajutades jõuame 360 kraadi pildini, kus on siis lisaks veel võimalik taimerit muuta. Tõmmates kõrvale leiame video 360 kraadi. Siia vajutades saame muuta värvi, video. Siia vajutades saame muuta eredust. Ja kõik muu on täpselt samasugune. Siit saame tavalise video peale, siit saame tagasi. Ning tõmmates alla on võimalik ka muuta seadeid. Nii, nüüd ma filmin GoProga, nii et saate kuulata, kui hea audio tal on või ei ole. Nii, see on siis GoPro äpp, mida ma tahtsin näidata. Avanda, näeb välja selline. Siin saab siis võtta kontrolli üle enda GoPro. See tähendab seda, et saad teha kõike seda, mida ma ennist juba näitasin, mida saab GoPros teha. Siis siin saab enda meediat vaadata ja alla laadida, aga ma hetkel seda ei saa avada, sest et ma rekordin GoProga. Nii, siit alt siis. Siin ta meisterdab ise mingisuguseid videosid, neid ma pole väga kasutanud. Ja kui minna siia, siis siin on mul juba alla laetud meedia, mida ma olen kasutanud. Nii, ja kui võtta näiteks video, ma näitan, kuidas töödelda ka videot siin, siis ma tahan niipidi seda videot. Nii, võtame siis näiteks, tahame lõigata seda. Siis panen play, siis kui ma siia peale vajutan, siis ta hakkab lõikama seda. Ta lõikab seda ilusti ja kui ma vajutan uuesti siia peale, siis ta lõikab selle ära, aga ühesõnaga hetkel ma sellist videot ei taha, ma panen kinni, aga ülevalt saab save vajutada, et siis ta salvestab ära. Siis siit saab panna punkte, ehk siis näiteks, kui ma tahan, oletame, et ma tahan niimoodi alustada, panen linnukese, panen käima, ta läheb siit välja. Nüüd, oletame, et ma edasi tahan, vaatan, kust ma tahaks vaadata, tahan näiteks selja tagant vaadata, saan sisse zoomida, välja zoomida. Kõike saab teha. No oletame, et ma tahan nii. Vajutan punkti peale, salvestab ära selle. Panen play edasi. Nüüd tahan näiteks siit keerata seda pilti. Siia lähemale. Umbes, ütleme niimoodi. Siis ma vajutan jälle punkti peale. Saab jälle play panna. Siit ma tahan jälle muuta nurka. Muudan siia. Keerandada näiteks niimoodi. Vajutan jälle punkti peale. Panen play. Siin tahan siia poole minna. Või okei, lähme niimoodi näiteks. Võtan jälle, sõidab edasi. Ühesõnaga neid punkte saab panna siis nii, kuidas tahad ja siis ta salvestab need punktid ära. Ehk siis, kui nüüd vaadata seda, siis ta on täpselt salvestanud ära need punktid, kuhu ma minna tahtsin ja teeb siukse vinge video. Nii, selline nägi välja siis GoPro äpp ja GoPro ise. Ma panen praegu käima mõned videod, mis on minu filmitud ning saate siis vaadata, kuidas ta kvaliteet on ja milliseid lahedaid videosid saab väga vähese vaevaga kokku monteerida. Mis mulle ei meeldi siis GoPro puhul? Mulle ei meeldi see, et temaga ei saa lähedalt objekte pildistada ega ka filmida, sest ta ei suuda ära fokusseerida. Nagu ka enne näha oli, ma üritasin filmida GoProga telefoni äppi, siis ta ei suutnud tegelikult seda ära fokusseerida. Teiseks, mulle ei meeldi see, et ta aku ei ole väga vastupidav. Kui teha palju timelapse, kasutada aktiivselt, siis ma ei ole kindel, kas ta poolt päevagi vastu peab. Sellepärast, et kui timelapsi teha näiteks 7 minutit, siis ta kulutab kuskil 10-15% sinu akust juba ära. Et kindlasti soovitan lisaaku talle osta. Siis mulle ei meeldi see, et teda peab kogu aeg hoidma selfie stickil püstipidi, et teda ei tohi murda kuidagi nurga alla, sellepärast, et kui sa teed 360 kraadi videosid pilte, siis see selfie stick jääb näha ja kui sa hoiad teda püstipidi, siis ta täpselt lõikab sellest videost välja, et tundub nagu keegi ülevalt poolt siis nii-öelda filmiks. Aga see on niisugune harjumatu, et püstipidi niimoodi filmida. Ja neljandaks, mulle ei meeldi tema väike ekraan, aga samas selle kompenseerib telefoni äpp.
kus siis on täpselt samad funktsioonid sees, mis GoPro'lgi. Aga mis mulle meeldib GoPro juures on see, et ta on nii väike ja ta teeb ülikvaliteetseid videosid selle juures. Siis mulle meeldib see, et tal on väga hästi välja töötatud äpp, mida on väga lihtne kasutada. Ja videode monteerimine on seal ka väga lihtsaks tehtud, et sa saad teha väga lahedaid videosid ilma, et sa oleks varem üldse monteerinud midagi. Siis mulle meeldib veel see, et sa saad teha kogu aeg 360 kraadi pilte ja videosid, et sa ei pea enam muretsema, et kumba pidi võiks filmida või kumba pidi võiks pilti teha, et sul on nagunii kogu aeg terve pilt olemas ja pärast sa valid siis välja, kumb pool siis nii-öelda sulle rohkem meeldib. Lisaks sellele, kui sa kasutad 360 kraadi kaadreid, sa ei pea mõtlema sellele, millist lensi kasutada, et kas sa tahad super view'd või sa tahad narrow ehk siis nagu lähemalt seda kaadrit, et sa võid võtta lihtsalt 360 kraadi kaadri ja sa saad pärast monteerides sisse zoomida, välja zoomida ja sa kasutad terve neid samu lense. Ehk siis sa ei pea muretsema filmimisel sellele, et sa kasutad mingisugust kaadrit, mis nii hästi ei sobi või lensi, et võib-olla oleks mingi muu paremini sobinud. Et filmimine on tegelikult tehtud hästi lihtsaks sellega. Ma usun, et GoPro Max tasub kindlasti ära inimestele, kes reisivad palju või siis, kes tegelevad mõne ekstreemspordialaga. Et GoPro kaamerad natuke on sellised, et neile sobib väga hästi see ekstreemsem olukord, et sa saaksid palju parema videomaterjali endal pärast kokku panna. Aga kindlasti ka inimestele, kellel on lihtsalt huvi või hobi filmimine, siis ma arvan, et 360 kraadi videod annavad tõesti väga palju juurde ja lausa lust on neid kokku monteerida. Kui sul tekkis huvi GoPro Maxi vastu, siis meie e-poest on seda võimalik osta 529 euro eest. Aga minu poolt siis tänaseks kõik ja tšau!